Head sõbrad, tere tulemast siis siia kaunisse Rüütelkonna hoonesse tähistama 2 väga olulist verstaposti võrdõiguslikkuse ajaloos Eestis. Aga enne kui mina edasi räägin, kutsun ma avasõnadeks siia meie sotsiaalkaitseministri ja pikaajalise hea sõbra Signe Riisalo. Austatud minister, Riigikogu liikmed, põhiseaduslike institutsioonide esindajad, kirikute nõukogu, aga eelkõige head kaasteelised, sest seda teed on käidud pikalt ja üheskoos. Ja me käime seda teed veel ja oluline on ka, et jätkuvalt üheskoos, sest muutused ühiskonnas, väärtused ja hoiakud kujunevad põlvkondadega. Meie saame anda väärtusi edasi oma lastele, nemad oma lastele. 30 aastat tagasi sai alguse naiste õiguste ülemaailmne deklareerimine. Teie seas on täna ka need, kes toona Pekingis käisid. See 30 aastat on olnud keeruline aeg ja vaieldamatult erinevates riikides maailmas on ta väga erinev aeg olnud. Eestil on olnud tegelikult õnne olla demokraatlik, naiste õigusi on austatud, aga Eestil on jätkuvalt ka murekohti. Ja kui me vaatame kas või eige võrdlust teiste riikidega, siis me oleme Euroopa riikide võrdluses soolise võrdõiguslikkuse indeksi järgi 21. kohal. Tahaksime ju olla kõrgemal. Koha võrra tõusime 1 aastaga, aga see ei ole palju. Mis need meie peamised probleemid on? Meil on positiivseid asju ka. Meil on naised väga hästi tööhõives. Naised osalevad ühiskonnaelus. Aga kui me vaatame siis seal töötasude poole peale, siis enam nii hästi ei ole. Et sooline palgalõhe on meile probleem ja sooline palgalõhe hakkab järgmistel põlvkondadel tulevikus ka pensionilõhet tekitama. Ehk et tänane probleem muutub meil automaatselt ka homseks probleemiks. Me ei saa sellest mööda vaadata. Oleme astunud koos Euroopaga mitmeid olulisi samme, kas või börsidirektiiv, aga meil on siseriiklikult tarvis seda kõike ka ju realiseerida. Ja seal me kipume vahest takerduma sellistesse pisiasjadesse ja mitte seda konsensust nii lihtsasti leidma. Võrdne kohtlemine ei ole siiski ainult soopõhine. Mehed, naised, kväärkogukonnad. Võrdne kohtlemine on tegelikult midagi väga palju laiemat ja põhimõttelisemalt ühiskonnas. See tähendab seda, kuidas me suhtume vanemaealistesse. Kas vanemaealistele on samad võimalused ligipääsuks avalikele teenustele? Kas me suudame kaitsta neid samamoodi nagu lapsi vägivalla eest? Kas neil on ka ligipääs tööturule? Kas nad saavad pangalaenu, et oma elamistingimusi parandada ja nii edasi? Võrdne kohtlemine puudutab erivajadusega inimesi, kelle eest ühiskond peab rohkem hoolitsema ja me ühiselt peame rohkem vaeva nägema. Me teame, et ka selles valdkonnas on meil puudujääke, aga võrreldes ajaga, kust me tuleme ja kui kiiresti me oleme tulnud, oleme me tegelikult ka päris palju jõudnud ära teha ja minu meelest tasub selle üle ka uhke olla. Meil on täiesti uus nähtus viimased 3 aastat, kui me enne ei teadnud, mida tähendab sisseränne, siis nüüd me teame päris hästi. Ja meie jaoks on sisseränne naiste ja laste nägu, kes on tulnud siia Ukrainast.
Nemad vajavad meie ühiskonna tuge, nagu kunagi vajasid meie inimesed tuge nendes maades, kuhu välja rännati. Meil on LGBTQ+ kogukond, kes on kahetsusväärselt pidanud tundma ennast tõrjutuna. Ja võib-olla mitte nii väga selle õigusloome pärast, mis meie riigis on Riigikogu poolt vastu võetud läbi aegade, vaid nende hoiakute pärast, mis levivad ühiskonnas, need pilgud, need ütlemised, need näpuga näitamised. Need on kasvamise kohad. Aga nagu öeldud, me oleme käinud ühiselt pika tee ja selle pika teekonna viimased 20 aastat on aidanud meil sihte seada kindlasti ka võrdse kohtlemise volinikud. Võrdse kohtlemise volinikke on meil olnud tänase volinikuga kokku 4. Ja kuna see teekond on olnud pikk ja keeruline ja iga volinik on kindlasti leidnud oma prioriteedid ja andnud oma näo sellele perioodile, siis ma tahaks kindlasti ka kõik need inimesed ära nimetada. Margit Sarv, Mari-Liis Sepper, Liisa-Ly Pakosta ja täna Kristjan Veske. Ma usun, et me saame veel ka 20 ja 40 aasta pärast tulla kokku selleks, et meenutada, vaadata ettepoole ja et meil on jätkuvalt võrdõiguslikkuse volinik, et meil on vähemuste, naiste, eakate õigused hinnas ja et meie ühiskond muutub iga päevaga tolerantsemaks. Minu meelest on väga tore aeg kogunemiseks, kus me oleme naistepäeva eel, kus järgmisel nädalal on New Yorgis ja mitmed inimesed siit saalist ka sinna tulevad, naiste õiguste komitee, naiste staatuse komitee kohtumised, kõrgetasemelised. Pekingi aasta samamoodi saab augustis 30 aastat täis. Et meil on mida tähistada ja meil on kuhu ka edasi püüelda. Ma ei tea, et võib-olla kohatut nalja siis ka natukene, et võib-olla mitte siis 5 rikkama, aga no vähemasti selleks 10. võiks pürgida Euroopa Liidus, et eige tulemused meil paremaks läheks, sest kahetsusväärselt on nii, et me kõige aeglasemalt edeneme oma näitajate kasvatamisega, et see on üks kehva lugu. Nii, et käärime käisid üles, täna pidutseme ja siis asume tööle. Aitäh teile! Aitäh, Signe, selle väga sütitava kõne eest ja selle sütitava lõpu eest. Aga enne kui me edasi liigume, et lubage mul ka natukene minna ajas tagasi. Pea 30 aastat tagasi hakkasid Eestist Pekingi poole liikuma 2 14 naisest kokku koosnevat gruppi. Mõned neist lendasid lennukiga, teised sõitsid Varssavisse ja läksid sealt rongi peale, mille nimi oli Pekingi Ekspress. Ja teel olid nad ÜRO naiste õiguste konverentsile. Eesti delegatsiooni juhtis tollane sotsiaalminister Siiri Oviir. Mina olin siis 18-aastane ja just saanud kätte oma keskkooli lõpudiplomi. Kuigi Eesti meedias Pekingi deklaratsioonist räägiti, siis mina seda eriti tähele ei pannud, sest ma ei pidanud teda tol hetkel oluliseks. Kuna olen kasvanud perekonnas, kus naised on ajalooliselt olnud väga progressiivsete vaadetega, ei tulnud mulle pähegi, et soolise ebavõrdsuse probleem võiks kuidagi ka Eestit puudutada. Aga paraku on see niimoodi, et ka täna ma kuulen sarnaseid mõtteid, kui ma räägin paljude noorte inimestega. Ja need mõtted seostavad soolise ebavõrdsuse kaugete maadega. Ja minu meelest on see üks probleem, millega on vaja tõsiselt tegeleda.
ÜRO Pekingi deklaratsioon ja tegevusprogramm, nagu ma ennist ka ütlesin, võeti vastu 1995. aastal. Ja see dokument ei ole pelgalt ainult mingid ebamäärased sõnad paberil, vaid see on selline julge ja visioonikas üleskutse tervele maailmale, et sooline võrdõiguslikkus ei ole mingisugune eelisõigus naistele, vaid see on inimõigus. Pekingi tegevusprogramm määratles 12 kriitilist valdkonda, sealhulgas naiste osalemise poliitikas, majanduslikud võimalused, hariduse, tervishoiu ja võitluse vägivalla vastu. See oli hetk, millal maailma riigid leppisid kokku, et naiste õiguste edendamine on õiglane ja majanduslikult ja sotsiaalselt kasulik ja vajalik. Eestis 10 aastat hiljem, 2005. aastal, loodi soolise võrdõiguslikkuse voliniku institutsioon. Mina olin siis 28-aastane ning soolise ebavõrdsusega seotud küsimused olid mind just paeluma hakanud. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu seletuskiri ütles: põhiseaduslike õiguste tõlgendamine on tekitanud sageli emotsionaalset vastuseisu, kusjuures argumendid ja analüüs ei lähtu mitte niivõrd iga inimese põhiõiguste kaitsmise printsiibist, kuivõrd isikliku elu kogemustest ja üldlevinud hoiakutest. Eesti ühiskond on harjunud paljude diskrimineerimise ilmingutega ja neid peetakse normaalseteks ja paratamatuteks. Sooline võrdõiguslikkus on teema, mille üle ei peeta Eesti ühiskonnas vajalikuks tõsiselt arutleda. Viimane pole mitte tingitud soolise diskrimineerimise juhtumite puudumisest, vaid väärkäsitlusest viimasel kümnendil aset leidnud protsesside olemusest ja mõjust erinevatele sotsiaalsetele gruppidele. Ülekaalus on seisukoht, et üldjoontes on naistel samad õigused kui meestel. Seletuskiri tõi ka välja rea ilminguid, mis näitavad soolist ebavõrdsust. Alates sellest, et meeste eluiga on naistega võrreldes märkimisväärselt lühem, naised on Eesti tööjõuturul tõrjutud seisundis, noortel naistel on töökoha saamisel piiravaks teguriks nii väikelaste olemasolu kui ka laste puudumine, vaid väikesel osal naistest on võimalik pääseda ligi otsuseid langetavatele ametikohtadele. Kehtivate stereotüüpide ja arusaamade kohaselt ei sobi naine poliitikasse ega tippjuhiks. Keskmiselt oli tol ajal naiste palk 25% madalam kui meestel. Selle eest oli naiste õlgadel palju tasustamata ja ühiskonna poolt väärtustamata tööd, kodutööd, laste, eakate ja haigete eest hoolitsemine. Kas kõlab tuttavalt? Jaa. Just. Head sõbrad, et ka tänane statistika näitab meile, et Eestis püsib sooline palgalõhe. Naised on poliitikas ja majanduses alaesindatud ning naistevastane vägivald on tõeliselt tõsine probleem. Eestis käivad naised ja mehed võrdselt tööl, kuid soolise palgalõhe tõttu teenivad naised umbes 13% vähem. Naistevastasest vägivallast räägitakse senini liialt sageli kui millestki, mis on paratamatu või triviaalne. Igasugune ebavõrdsus jääb aga nähtamatuks, kui sellest ei räägita või seda ei kinnita andmed. Seetõttu on mul eriti hea meel, et soopõhiste andmete kvaliteet on ajas üha paremaks läinud ning võrdõiguslikkus voliniku kantselei tellimusel on Statistikaametil valminud võrdse kohtlemise juhtimislaud, kus saab sirvida statistikat soo ja erinevate võrdse kohtlemise tunnuste kaupa. See peaks oluliselt aitama lihtsustada arusaamist ebavõrdsusest Eestis. Võimalus mustvalgelt näha, mis valdkonnas toimub ja kus on suurimad kitsaskohad, võimaldab ka võrdõiguslikkusele suunatud tegevusi paremini sihtida ja loodetavasti ka tulemuslikult tegutseda. Aeg, millal Pekingi tegevusprogrammi põhimõtted kirja pandi ning Eesti soolise võrdõiguslikkuse voliniku institutsioon hiljem loodi, oli teistsugune kui praegu. Aga Pekingi deklaratsioon ei ole lihtsalt minevik. Kõik need samad teemad, mis olid olulised 30 aastat või ka 20 aastat tagasi, on olulised ka täna. Täna Eesti Ekspressi vahel ilmunud artiklite kogumikuga, mis oli ka siin laua peal saadaval, tõimegi need 12 kriitilist naiste õigustega seotud teemat tänapäeva Eestisse, et oma ala ekspertide abiga analüüsida, kuhu oleme vahepeal jõudnud, millised on olulisemad muutused ning ka võimalikud tuleviku suundumused. Tänan kõiki, kes kogumiku valmimisse panustasid, eriti sisutoimetaja Raili Marling,
visuaalmaterjali toimetaja Rebecca Põldsam, illustraator Kadi Estland ning kujundaja Agnes Ratas. Ning ka kõigile autoritele loomulikult ja kõigile, kes valmimisele kaasa aitasid. Nagu ka Vabariigi president artiklite kogumiku eessõnas rõhutab, sooline võrdõiguslikkus on demokraatliku ühiskonna üks alustaladest. Eesti ühiskonna tugevus ja kestlikkus sõltuvad muu hulgas ka sellest, kas suudame naiste õigusi mitte ainult kaitsta, vaid ka edasi arendada. Täna on meil küll olemas võrdõiguslikkust toetav õigusraamistik, nagu soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus, kuid see ei ole piisav. Meie ülesanne ei ole ainult olemasolevate seaduste järgimine, vaid ka nende kaasajastamine ning institutsioonide tugevdamine, mis seisavad võrdõiguslikkuse eest. Selleks ongi meil vaja tagada, et vastavad asutused, olgu need siis võrdõigusvoliniku kantselei, ministeeriumis paiknev võrdsuspoliitikate osakond või ka kodanikuühiskonna ühendused, mis tegelevad võrdõiguslikkuse edendamisega, oleksid piisavalt rahastatud ning nende ekspertiisi võetakse poliitika kujundamises kuulda. Samuti vajame pidevat avalikku arutelu ja haridust, et muuta ühiskondlikku hoiatuid ning tugevdada nii meeste kui ka naiste rolli võrdses ühiskonnas. Head sõbrad, ajal kui maailm on pea peale pööratud ning maailma ja inimeste turvalisusega mängivad lipsustatud või siis T-särkides ja nokamütsides mehed, peame seisma kindlalt oma väärtuste eest, mille kõige aluseks on lihtne võime teist inimest mõista ehk empaatia. Õnneks on empaatia midagi, mida saab arendada ning seda peame tegema oma kodudes, koolides ja ühiskonnas laiemalt. Sest ilma empaatiata ei saa Pekingi deklaratsioonis kirja pandud visioon kunagi reaalsuseks. Aga see, milline saab olema meie reaalsus, ongi ju tegelikult meie enda teha. Me peame julgema küsida jätkuvalt iseendalt ja ka teistelt, milline on see riik, kuhu sünnivad lapsed. Kas me tahame, et Eesti oleks selline riik, kus sündivaid lapsi oodatakse nende endi, mitte iibestressi tõttu, kus laste saamist ei peeta vaid naiste vastutuseks ja neid naisi, kes lapsi ei saa või ei taha, ei nähta kahjuliku elemendina. Peame küsima, kas Eesti on maa, kus iga tüdruk saab kasvada turvaliselt ilma kommentaarideta, nagu sa lööd palli nagu plika. Kas Eesti on maa, kus iga naine tunneb, et on väärtustatud tema kogemuste ja tegude tõttu, kus ta tunneb, et tal on ka tegelikult võrdsed võimalused, võrdsed õigused ja turvaline elu. Meie otsustame, kas või milline on lause ära töina nagu plika mõju poistele ja tüdrukutele. Me peame ka küsima, kas naiste õigustest rääkidest seisame ka ühtaegu puuetega naiste õiguste, eakate naiste, lesbide ja transnaiste õiguste eest või on õigused mõeldud vaid kintsale ringile naistele. Täna, kui me nende teemade üle mõtiskleme, tähistame nii Pekingi deklaratsiooni 30. aastapäeva kui ka voliniku kantselei 20. sünnipäeva. Ka mina olen nüüdseks töötanud juba selles valdkonnas 20 aastat ja need 20 aastat on mu ellu toonud väga palju erakordseid inimesi. Inimesi, kes julgevad neid küsimusi küsida ning inimesi, kellel on visioon paremaks tulevikuks. Inimesi, kes ei karda seista soolise võrdõiguslikkuse ja inimõiguste eest ka siis, kui need pole ühiskonnas populaarsed. Aitäh teile kõigile. Aga enne, kui kutsun lavale 2 Eesti soolise võrdõiguslikkuse arengus olulist naist, esimese ja teise võrdõiguslikkuse voliniku, tahan eraldi tänada 30 aastat tagasi Pekingis Eestit esindanud delegatsiooni, kes panid aluse kõigile sellele, mida me siin täna arutame. 3 nendest on kahjuks tänaseks meie seast lahkunud, kuid ma palun, et me võtaksime minuti, et neid meenutada. Aitäh! Ja delegatsiooni liikmetest ma palun kõigepealt siia lavale delegatsiooni juhtinud sotsiaalministri Siiri Oviiri. Nii, ja
tere tulemast, et mul on mõned küsimused ka, et see aeg või see reis Pekingisse on kindlasti oli erakordne, ma arvan, tol ajal minna. Ja võib-olla ma küsiksingi esimesena teie käest seda, et kui te vaatate nüüd tagasi oma kõnele Pekingis, siis mis on teie hinnangul Eestis paremaks läinud ning milles pole me edu saavutanud ja miks? Tere kõigile. Jah, see reis oli väga vahva. Tahtsin öelda kihvt. See oli üks esimesi niisuguseid suuri reise, kus ei olnud lihtsalt kõnesid kõnede pärast, vaid kus vastu võeti dokument, kus naised olid ühtsed, oli ka mehi, aga põhiliselt olid nad kas siis saatjad või turvamehed. Neid oli hotelli igas koridori otsas. Töö käis hommikust õhtuni ja 2 tasandil. Kui tohib, siis ma räägin 2 tasandist. Üks vahva tasand oli, mida ei ole ma pärastistel sellistel koos viibimiste korraldamisel kuulnud. Ja enne ammugi mitte, sest aasta oli 95. 4 aastat peale iseseisvuse saavutamist. Augusti lõpus hakkas Hiina poole ja konkreetselt Huaroo linnas toimuva foorumi poole minema meie osa naisdelegatsioonist. Selles oli ka väga palju neid inimesi, kes valmistasid ette Eesti rahvusliku tegevusraporti. Tegevusraporti vastutavaks toimetajaks oli täna meie hulgas olev, ma ei näegi, kus ta on, aga ma teda ennem nägin. Nüüd ei saa kohe nime öeldagi. Ja. Reet. Ja mitmed teised ka. Olid eksperte, oli poliitikuid, aga nimetati delegatsiooni valitsusväliste organisatsioonide delegatsioon. Samal ajal täitsid need naised 11 ja 3. osa meie ühiskonnas, sest naine jõuab palju. Nii nagu Reetki, kes oli ettevõtlike naiste assotsiatsiooni president, samas ministeeriumis koolitusosakonna juhataja. Ja 3. vastutab, et see tegevusraport jõuaks valmida õigeks ajaks ja jõuaks Pekingisse. Ja veel varem nendest sõitsid välja Merle Suni, nüüd on ta Malvet, ja Välisministeeriumist härra Ainsoo, sest teatud perspektiivide seadmised hakkasid juba varem. Nii et selle deklaratsiooni eest, mis vastu võeti Pekingis, oleme me väga palju tänu ka nendele 2 inimesele. Ainsoole tema diplomaatilise pagasi eest, mida meil teistel oli kas üldse või siis väga vähe, aga sellest, mis nad korda saatsid, võib-olla hiljem, kui aega on. Ja Pekingis siis said kokku need 2 esimesed rongist tulnud, kelle silmad särasid rõõmust, sest foorum töötas juba rongis, seal oli isegi raamatukogu selle jaoks. Leiti tutvusi, aga tutvus on vajalik, sest kui ollakse ühes meelsuses, ühes vaadetel, siis saab ka hääletamisel vajaliku tulemuse. Ja nüüd nagu härra Veske praegu näitas need 12 teemat, mis meil deklaratsiooni sisse läksid, ega need on täna ka Eestis olulised. Mis oli siis väga oluline ja on täna parem, võiks kohe öelda palgalõhe. 23. aastal, või oli see isegi 24. omasid ei ole veel, oli natuke vähem kui 15%. 95. aastal oli ligi 30%. Ja võib-olla isegi rohkem, sest meil ei olnud ka õiget statistikat veel. Ilmusid näiteks Põhjamaade, kus oli ka juba Eesti väikselt juurde pandud, ja meie read paljudes osades olid lihtsalt kriipsud. Me ei korjanud statistikat, seda võimet meil veel ei olnud. Enne Pekingisse minekut Põhjamaade naised harisid meid, Eesti naisi, sest loomulikult midagi me teadsime, aga mitte kõike. Ja nii kutsuti
Turulinna soomlaste eestvõttel ja soomlaste raha eest 100 naist Eestist. Põhimõtteliselt samadel teemadel, mis Pekingis arutusele tulid, olid 1994. aastal ka Helsingis arutusel. Lisaks oli veel Viini konverents ja võib-olla mõned veel, lihtsalt kõike enam ei mäleta. Nüüd ütlesin juba, et palgalõhe on vähenenud ja praegu ma ütleks, kui vaadata meie Riigikogus esindatud naiste osakaalu ja valitsuses, siis on ju päris hea. 1995. aastal oli 30% naisi Soomes, Rootsis, Taanis ja ka Seychellidel. Ma olen mõtelnud kõik need aastakümned, et läheks sinna vaataks, mis naiste paradiis seal on. Aga jah, gloobus on väga keeruline. Siis oli meil parlamendis 12 naist. 1995. aastal valitsuses 2 naist. 1991. aastal oli esimene naine valitsuses Eesti Vabariigi enne sõjaaegse ja peale sõjaaegse. Ja tasapisi hakkas juurde tulema meie kogemuste naiste enda enesekindlusega. Ja täna oleme jõudnud sinna, et valitsuses on naisi pooleks. Ei saa ütlemata jätta tänusõnu siin Kaja Kallasele, sest kui Kaja Kallasest sai, ma mõtlen nüüd, ta ei olnud esimene, oli ka Eesti 200 naisjuht siis ja on praegu ka. Moodustas ta valitsuse, kus pooled olid naised. Ja mis siis Michalil üle jäi, kui samas proportsioonis jätkata. Ja nii peabki see minema, aga vahepeal oli ikka 2-3, üle 4 vist ei olnudki. Nii et tahaks loota, et sellele rajale on mindud, et see muutub meil traditsiooniks. Ja et naised ise seda vastu peaksid. Omal ajal sai kutsutud poliitikasse või mõne ametkonna juhiks mitmeid naisi, kes olid väga arukad ja keda toetasid tegelikult ka mehed, kellega sai selles osas nõu peetud, aga naine ütles, ma ei taha olla avalikkuse ees, mul on pere, rohkem kui mehi pannakse tähele naisi ja naiste ütlemisest teinekord saab meesajakirjanik teistmoodi aru. See on kontekstist välja võetud ja käib siis lehest lehte. Kas siin täna on olukord muutunud? Mitte alati. Meil on meesministreid, kes selle asemel, et rääkida teemast, kõigepealt paneb paika auditooriumi. Ja siis me lahkame seda, kus oli kõva ütleja. Aga kui naine räägib teemast ja võib-olla mitte nii luuleliste sõnadega nagu mõni meeskolleeg, aga räägib väga sisutihedalt, siis seda ei panda tähele. Ma vaatan siin praegu mõne ministri otsa. Naised, kes on nende teemadega kursis, omavahel rääkides, olenemata sellest, millisesse valitsusvälisesse organisatsiooni või erakonna ühendusse nad kuuluvad, saavad sellest aru. Nii et mingem naised järgmistesse valimistesse. Põhimõttel naine toeta naist. Ja praegu on nagu naisorganisatsioonide peale koroonat vaikelu. Naisorganisatsioonid, võtame ennast kätte, sest see, mida on tehtud, ei ole veel valmis ja Eesti riik vajab meeste kõrvale ka naisi. Aitäh ja ma arvan aga teate, ühest olulisest asjast suure jutuga unustasin. Merle Sunist rääkisin. Kui võeti vastu deklaratsioon, siis enne, kui seda arutati, oli seal sees 2 positsiooni. Arenenud maad ja arenevad maad. Meie ei olnud 1995. aastal veel sellel pedestaalil, et meid lugeda arenenud maaks. Iseennast me arenevaks maaks ka lugeda ei saanud, kui me vaatasime Kirevat gloobust. Ja just tänu Merle ja härra Ansoni
Ainsalu vedamisele, kes istusid hommikust õhtuni ja kuulasid ja rääkisid vahele igale lausele, sai konventsiooni väga erinevatesse paragrahvidesse ja neid oli palju, sisse toodud siirdemajandusega riigi põhimõte. Mis see kaasa andis? Nimiks meest ei riku, aga rikkus küll. Sest need, kes olid arenenud maad, pidid iga aasta 0,7% oma eelarvest maksma naiste arenguks ja põhiliselt läks see ju meist kaugele. 0,7, see on peaaegu 3 korda rohkem kui praegu 0,25 kaitseküsimustes. Nii et kas see oleks meil olnud jõukohane? Sellest anti omale aru ja selle eest nendele tänu ja plaksutame täna. Nii et kui naised võtavad ohjad, siis on nad väga tublid, aga teinekord ei ole nad nii enesekindlid ja on liiga enesekriitilised. Ei tasu olla. Aga suur aitäh ja ma palun jääge veel lavale ja ma palun ka siia lavale kõik need teised, kes on siin auditooriumis, kes kuulusid Pekingi delegatsiooni. Aga kas tohin ma öelda ka seda, et täna on ikkagi 30 aastat, see on üks hoopis teine, seda sünnipäeva pole mõtet pidada, aga tähtsustada selleks tuleb, sest sealt hakkas peale, et me liikusime soolise võrdõiguslikkuse büroo või kantselei suunas ja me saime voliniku. Aga 20 aastat olete teinud koos eelkäijatega seda tööd, nii et täna ei jää teile muud soovida kui selget vaadet, teotahet ja loomulikult ka õnne kõike seda ellu viia, mida Eesti ühiskond vajab. Aitäh nende soovide eest ja ma palun siis siia Merle Malveti, Reetlaja. Nii, ma nüüd täpselt ei mäleta, kes veel, Barbi Pilvre, kes meil veel oli, Helle Niit, ei olnud. Reet on juba olemas. Nii, kas keegi oli, Ivi Eenmaa, palun, ja Liina Tõnisson, Helle Karro. Nii, ja ma arvan, et kui me kõik oleme siia ära kogunenud, et ja ikka. Et siis kõigepealt me veel üks suur aplaus kõigile teile. Ja võrdõigusvoliniku kantselei poolt on meil väga hea meel teile anda ka kõigile üle üks meene, mis on siis Kadi Estlandi illustratsioonid, ilusti raamitud ja mis olid meie ajalehe väljavõtte juures. Nii, ma panen selle mikro. Ja enne veel, kui ma kõiki tagasi lasen, siis Ivi Eenmaa palus mul veel eraldi, et kas ta saab ühe asja rääkida veel Siiri Oviiri kohta, mis seal reisil juhtus. Aga võib-olla, kui kes vajab, et tahab tagasi istuda, võib juba istuda, aga ma annan korraks mikrofoni. Aitäh! Ühispilt ka tuleb. Pildid järsku seda pildi või? Jaa, täpselt.
Aga Siiri, ära mine kuhugile. Kõigepealt ma tahan ütelda, et tegelikult see ülekohutune suhtumine hakkas juba siin saalis peale. Sellepärast tegelikult näete, see sama lava ei ole mõeldud kõigile tulemiseks. Nii et on kuhu. Ma isegi ei kujutanud ette, ma olin siin majas, kui see maja nüüd pärast avati, sellepärast et ilus maja ja hästi tehtud ja kõik on tore, et Eesti niisugune maja on olemas. Aga väike lugu, aga nüüd peale siia lava peale tulla on üpris raske. Aga lähme nüüd Pekingi. See oli midagi enne kuulmatut, sest et täna ei kõlanud läbi see, et selle naiste kongressi patrooniks oli ju Hillary Clinton, tema noorepõlve pilt käis siit korraks. Ma tahtsin rääkida, aga ja selles mõttes oli unbelievable, mingisugune niivõrd uhke ja suur lugu ja ma olen väga tänulik meie valitsuse esindajate proua Siiri ja kus on Liina ja Krista Kilvet olid ju tegelikult ikka Riigikogu ja valitsus 2 ministrit kaasas. Kui me hakkasime sõitma, siis muide teile teadmiseks enne, kui Hiina meid sisse laskis, me pidime ära tegema AIDSi proovid. Jah, sa ei mäletagi seda, me käisime korraga tegemas, seepärast, et kui ükshaaval lähed, siis oleks järsku keegi midagi mõelnud ja vältsile paistnud. Aga see selleks, kui me olime siis lennujaamas, siis mind hämmastas Siiri Oviiri väga suur kohver. Ja see kohver, väike huumor, muidugi tähendab ja kohver ja küll mina mõtlesin, mis asja tema veab. Ja siis, kui oli Siiri Oviiril tuli esinemise päev kätte, me olime kõik suures saalis, plenaaristungil ja siis me sain aru, et see kohver, selles kohveris oli täiskomplekt Eesti rahvarõivu. Ja Siiri läks lavale, mis ta rääkis, ega see polnudki tähtis, aga ta mõjus niivõrd uhkelt, niivõrd hästi, et ma tahan ütelda, et me olime väga uhked su üle. Ja võikski jääda rääkima, aga aitab küll nüüd. Aitäh! Aitäh, suur aitäh selle meenutuse eest veel. Nii, aga siis jah. Aga meie programm läheb veel natukene edasi. Ja nüüd on mul hea meel kutsuda siia, nagu ennist juba ütlesin, 2 väga olulist naist, kes on olnud nii mõneski mõttes teedrajaks, mis puudutab voliniku institutsiooni. Ja need 2 naist on ka minu 2 väga head sõpra. Nii et mul on hea meel kutsuda Mari-Liis Sepperi ja Margit Sarve. Kahjuks Liisa-Ly Pakosta on Eestist ära, nii et seetõttu ei saanud tema selles volinike arutelul siin osaleda. Aga ma arvan, et me räägime selle tund aega ka ise täis. Ei, et kõik on hästi vabas vormis, et kõigepealt ma tahan teile mõlemile veel ühe korra öelda suur aitäh, et olite nõus tulema siia, et ma tean, et see on alati selline kuidagi, et sa pead tagasi minema nagu ajas ja uuesti hakkama mõtlema, et mis minu ajal toimus ja mis see kõik on, siis ta võib olla natukene selline tüütu. Aga tore, et te tulite. Tuletab sulle meelde ka, et sa vananed, et sind kutsutakse heietama mingitest vanadest asjadest rääkima. Jaa, aga ma hakkakski peale, et kui mina tulin tööle siis 2023. aasta alguses volinikuna siis esimest korda kontorisse, siis ma olin täis sellist põnevust, et
selline hämar kontor, mis meil seal Roosikrantsi tänaval majas oli, et seal ootasid mind ees toredad uued inimesed, kes mind väga soojalt vastu võtsid ning aitasid aru saada, kuidas kantseleis asjad korraldatud on. Margit, ma mäletan seda päris hästi, kuidas peale esimese voliniku nime kinnitamist sa olid Eesti Televisioonis ja minu meelest oli see Terevisioon või see hommikuprogramm, mis oli, ja sa pidid enda tulevasest tööst kõnelema. Ja sinu ülesanne ju tegelikult oli täiesti erakordne, et sa pidid üles ehitama institutsiooni, mida ei olnud varem olnud ja teemadel, millest keegi eriti midagi ei teadnud. Et kui sa nüüd mõtled selle peale tagasi, ma ei tea, kas sa seda saadet ise mäletad, aga kui sa mäletad nagu seda, et millised olid sinu jaoks siis need olulised võrdõiguslikkusega seotud teemad, et mida sa tol hetkel või kuidas sa seda nii-öelda selgitasid laiemalt, et mida sa tegema hakkad? Jah, seda teleintervjuud ma ei mäleta, et ma mäletan oma esimesi ajalehe intervjuusid ja õnneks oli mul nüüd võimalus minna tagasi nende intervjuude juurde. Ega mul tõesti ei ole enam väga meeles, nii et ma väga vabandan, kui siin refrääniks saab olema, et ma ei mäleta. aga mida ma mäletan nendest teemadest, mis ma välja tõin või siis ma ütleks, et alles tol ajal hakkas Eesti ühiskonnas tekkima see arusaam, et koduvägivald ei ole kahe inimese eralugu. Et see oli tõesti alles 20 aastat tagasi, kui me hakkasime teadvustama, et see on meie kõigi mure, et see ei pea jääma sinna koduseinte vahele. Loomulikult palgalõhe, mida sa juba välja tõid, eks ole. Ja olulisena ma mäletan, et algul ma tõin ka välja kindlasti ja need on endiselt küsimused, on poiste haridustee ja väljalangemine koolist ja samamoodi meeste tervis, tervelt elatud aastad ja üldse eluiga. Et ma mäletan, et need olid need teemad. Et me kindlasti tuleme veel, ma siin võib-olla natuke hüppan edasi ja tagasi ajas, aga ma tahaksin tegelikult teie mõlemi käest ka küsida, kas te mäletate enda kõige esimest kaasust, mis teieni tuli, diskrimineerimise kaasust? Kui inimene pöördus teie poole, et mind on diskrimineeritud? Ei ole meeles? Mari-Liis? Kuna mina olin teine volinik, ehk siis mina võtsin üle ju ikkagi terve hunniku tööd, et ei olnud võimalik, et kõik kaasused või kõik töö oli tehtud ja siis nii-öelda alustada ametiaega puhtalt lehelt, et ma mäletan küll, mis tüüpi kaasused olid. Minu ametiajal oli päris palju neid juhtumeid, kus siis tuli tegeleda diskrimineerimisega, kus naine oli kogenud ebavõrdset kohtlemist seoses raseduse või lapsevanemaks olemisega. Ja ma alustasin 2010, oli ka teiste kaitstud tunnustega seoses diskrimineerimisi ja ma mäletan, et minu meelest Barbi Pillure ja võib-olla ka Kadi Viik, kellega aeg-ajalt arutasin natukene voliniku tööd ja tegemisi. Nad ütlesid, et sa jälgi natukene, et kas ühiskond suudab sammu pidada, et kui ikkagi Eestis me oleme selles seisus, kus me alles üritame aru saada, mis asi on diskrimineerimine rasedusega seoses ja lapsevanemaks olemisega, et siis tulebki sellega tegeleda. Et siis ei saa tegeleda veel LGBT õigustega, ei saa võib-olla nii palju tegeleda puuetega inimestega õigustega, et nagu selline tagasiside oli, et me oleme oma selles arengustaadiumis natukene kuskil teises kohas. Margit? Et ma ei mäleta esimesi, aga ma mäletan märgilisi, et ma mäletan esimest sellist suuremat võrdse palga kaebust ja ma arvan, et sina, Mari-Liis, olid ka juba tööl selleks ajaks, et see oli tõesti, et kuidas seda üldse üles ehitada, et mis on sinu võrdlusgrupid, kui pikka perioodi sa vaatad, milline protsent sellest palgavahest siis üldse oluline on, kuidas sa vaatad neid tööülesandeid, kas nad on võrdsed, et selles mõttes see oli selline, ka analüüsi mõttes täiesti selline loomeprotsess ja mis mul veel on meeles, et
tol ajal oli Eestis nimekiri töödest, mis olid naistele keelatud, kui mäletate, oli veel selline aeg, et kuna need arutelud juba käisid selle ümber, et see tuleks ära kaotada, selline keelatud tööde nimekiri, siis minul oli väga hea oma tööst tuua näiteid, kus see oli olnud naistele takistuseks. Et näiteks ma mäletan, et minu juurde tuli üks naisterahvas, kes oli terve elu töötanud kraanajuhina, kuigi ta ei tohtinud töötada kraanajuhina. Ja siis ta ei saanud ka kõiki neid varem pensionile mineku ja muid pensioniga seotud hüvesid. Ja et see oli nagu hea näide sellest, et no näete, ei ole mõtet teha sellist piirangut. Võib-olla need 2 näidet. Jaa, et ma arvan, et see on juba selline väga kuidagi eluline või väga hea näide on, mis mul on ka kuidagi varasemast ajast meelde jäänud. Aga Margit, sinu ametis oleku ajal, et kui sa ametisse astusid, et siis oli su tiitel kõigepealt soolise võrdõiguslikkuse volinik ja siis nii-öelda teisel poolel su ametiajast siis laienes su pädevusvaldkond ja võeti vastu võrdse kohtlemise seadus ja tuli juurde terve suur hunnik nii-öelda erinevaid tunnuseid, millega pidi ka tegelema hakkama, et mida see sinu jaoks tähendas? No selles mõttes, et see oli hea võimalus näha just topelt diskrimineerimise aluseid ja tõesti vaadatagi neid koos, et puude ja naiseks olemise tõttu ebavõrdset kohtlemist, et sa saad mõlemale neile tähelepanu juhtida ja mitte püüda ühte neist kuidagi maha vaikida või kõrvale jätta. Jah, ma ütleks algatuseks võib-olla seda. Sa oled väga diplomaatiline. Ma mäletan natukene seda, et vähemalt mis puudutab naisorganisatsioone, teisi inimesi, kes võrdõiguslikkusega toona tegelesid ja ikkagi ka kantseleis neid arutelusid, et see mandaadi oluline laienemine toimus selliselt, et volinikule ressursse juurde ei antud. Ja see ikkagi natukene korraks jalad alt võttis. Ma lugesin seletuskirja, et 3 lisanõunikku. Ja, aga millegipärast neid nõunikke ei saanud. Et ma ikka mäletan, et mina astusin ametisse niimoodi, et kantselei oligi volinik pluss 1 nõunik ja tegelikult siis 2010–2015, kui kantselei kasvas isegi 12 inimese peale, see on minu meelest olnud vist kõrge aeg. See on olnud ikkagi tänu välisrahastusele ja suur tänu ka toonasele võrdsuspoliitika osakonnale Sotsiaalministeeriumis, tänu kellele siis ka Norra toetustest päris suur rahastus voliniku kantseleisse suunati, et muidu ei oleks olnud võimalik seda tööd teha niimoodi kahekesi või see oleks olnud hoopis teisel tasandil ja hoopis teises mahus. Just, et nüüd ma selle Norra rahastuse juurde võib-olla tuleksingi, et kui ma õigesti mäletan, et siis üks selline suur ja võib-olla uudne asi, millega sina enda tegevuse all hakkasid tegelema, oli strateegiline hagelemine, mis oli siis toetatud ka Norra finantsmehhanismist. Et palun, kas sa saaksid natukene teistele ka avada seda, et mida see tähendas või mis see üldse muutis nagu? No esiteks see mõiste siis strateegiline hagelemine, see tähendab, et see institutsioon, kes sellega tegeleb, ta siis süsteemselt valib välja teatud kaasused, milles tahetakse kohtulahendit. Ja me aitasime diskrimineerimise ohvritel pöörduda siis kas töövaidluskomisjoni või kohtusse ja kuidas me siis seda tegime või kuidas me seda toetasime, esiteks ikkagi päris palju oli ohvritel vaja sellist mentaalset tuge, ehk siis selgitust, et miks on oluline, et see kaasus jõuab kas siis töövaidluskomisjoni või kohtu ette. Ja siis ka rahaline tugi, ehk siis advokaaditasud, mida võrdõigus voliniku kantselei võttis enda kanda. Ja see strateegiline element seal on siis see, et siis valitakse teatud tüüpi kaasused, kus tahetakse sellist laiemat ühiskondlikku muudatust esile kutsuda. Ja meil siis oligi ikkagi, me jäime eelkõige nende
teemade juurde diskrimineerimine rasedusega seoses ja lapsevanemaks olemine. Et toona selle strateegilise hagelemise aega jäi tegelikult ka esimene transsoolise inimese kaasus, aga see oli siis jah, selline ainult üks nendest, minu meelest oli 6 asja. Ma olen nüüd natukene mõelnud, et nüüd strateegiline hagelemine on Eestis liikunud rohkem Eesti Inimõiguste Keskusesse, kes teeb seda väga edukalt minu meelest juba aastaid ja on meedias ka väga pildis sellega. Aga et võib-olla see nagu väljapoole ei paista, et selleks, et need sellised esimesed lahendid saada ja siis neid tutvustada meedias, et sinna läks päris mitu aastat tööd. Et see võib-olla jah, et selle peale ei tule, et mis see siis ära ei ole, et saate kaebusi ja võtate mõned ja lähete kohtusse. Et ka nende nii-öelda mõne üksiku lahendi saamiseks siin läks seda nii-öelda ettevalmistavat tööd päris palju. Ma näen, minu vanad nõunikud naeratavad laialt, et ju siis on omad mälestused sellega seoses. Margit. Jah, et oma praeguses töös hiljuti koos kolleegiga pidime just läbi vaatama töövaidluskomisjoni asju, pigem küll tema vaatas, aga see oli tõesti rõõm, mitte rõõm selle üle, et inimesi on diskrimineeritud, aga et meil on selline kaasuste baas juba olemas, millele toetuda, et kust võtta abi, kui sul on sarnane kaasus. Et tõesti neid töövaidluskomisjoni lahendeid on ikkagi väga palju tänaseks juba. Aga Margit, ma korraks veel küsin sinu käest, et mõni aeg tagasi, ma ei mäleta, millisel üritusel ma viibisin ja kes muga rääkima tuli, aga nad rääkisid mulle, et kui toredad materjalid on voliniku kantselei välja töötanud, need on kohaliku omavalitsustele suunatud käsiraamat, et mida siiamaani kasutatakse. Et kas ma saan õigesti aru, et sinul olid ka kohalike omavalitsustega, tegid päris palju nii-öelda koostööd ka siis selle käsiraamatu raames? Jah, ma lehvitan siit Reedale, kes aitas ka seda käsiraamatut teha. Aga tõesti, ma arvan, et see oli üks hea viis, kuidas viia seda soolise võrdõiguslikkuse mõtet üldse ühiskonda alustada võib-olla natuke rohkem rohujuure tasandilt, et kohalike omavalitsuste juurest ja teine oluline koostööpartner oli tol ajal olid ametiühingud, kus ka oli juba natuke rohkem seda mõistmist võrdse kohtlemise suhtes tööturul ja palgaküsimustes, et nendega oli mingis mõttes lihtsam alustada, et oli juba seda valmisolekut sind kuulata ja ka kohalikul tasandil just seda resoneerimist, et nad mõistsid, kuidas see võib nende oma kogukonda mõjutada, kui nad vaatavad kas või, ma ei tea, kohaliku huvikeskuse tegevust läbi sooprillide, et see oli tõesti väga, väga tore projekt ja ma vaatan, et mu praktikant Vassili ka noogutab sealt tagant, et meil oli 2 suurepärast kohalikku omavalitsust, Narva ja Kuressaare, kellega me eriti koostööd tegime, et 2 Eesti otsast ja väga vahvalt olid nende võrdse kohtlemise mõtetega kaasa. See on iseenesest tore kuulda, et enda esimesel tegevusaastal hakkasime ka suure hooga selle plaaniga peale, et hakkame käima kõiki maakondasid läbi ja kohtume seal nii ametnikega ja erinevate organisatsioonidega, et võrdõiguslikkuse teemadel rääkida ja vaadata, kuidas see olukord on. Et ma pean tunnistama, et vähemalt esimene see visiit küll kõige edukam ei olnud, aga loodetavasti, mis tulevad edaspidi, siis ehk lähevad nad ka paremaks. Nii, aga ma tahaksin veel, me rääkisime nüüd nendest kohalikest omavalitsust, aga üks suur osa voliniku tööst on ka üleüldiselt sellise uue teadmuse loomine, et teadmusloome ehk siis erinevad uuringud, analüüsid, et kui te mõtlete ka võib-olla veel enda sellise aja peale, et mis teilt sellised võib-olla huvitavamad või olulisemad asjad on välja tulnud? Ma võin alustada, et tänu siis Norra toetustele avanes ka võimalus uuringuid tellida, et minu meelest varem väga seda raha ei olnud. Siin saalis istub Meri-Liis Oosalu, kes
kes päris pikka aega valmistas ette siis hanget, et Eestis oleks selline metoodika või mudel, mis hindaks või mõõdaks seda, kui võrdõiguslik on Eesti ühiskond. Ja seda siis mitte ainult soolõikes andmete abil, vaid seal olid siis kõik need kaitstud tunnused, vanus, puue, rahvus, seksuaalne sättumus ja nii edasi. Ja seal me siis sellise väga huvitava ja avangardse Briti metoodika tahtsime Eestisse tuua ja tõime ka, et see valmis uuring, kellel on Eestis hea, kellel parem, see on just seal ekraani peal, et see küll valmis Liisa Pakosta ametiajal, aga ja nüüd ma vaatasingi, et sellest on minu meelest 10 aastat umbes, et see on hea aeg, et seda korrata. Et noh, see on üks selline, mis kohe tuleb meelde ja siis oli ka üks kvalitatiivne uuring LGBT inimeste olukorrast Eesti ühiskonnas, et minu meelest see oligi üks esimesi täitsa, et minu meelest enne ei olnud seda teemat Eesti riik üldse lasknud uurida, et oli üksikuid võib-olla diplomitöid, aga ja ma arvan, et minu ajal volinik võib-olla eest ei vedanud suuri analüüse, aga tol ajal tulid ministeeriumi eestvedamisel suured põhjapanevad analüüsid, et soolise võrdõiguslikkuse monitooring sai alguse, et millel me ju tegelikult täna põhineme üldse oma andmetes. Just, et monitooring on tõepoolest see, mis on juba pikka aega ministeerium on teinud seda ja võib-olla nüüd, kui me mõtleme monitooringu peale või mõtleme ka teie nii-öelda töökogemuse peale ja et millised te üldse näete praegusel ajal selliseid lisaks juba eelpool nimetatud sellistele probleemidele, soolise ebavõrdsuse probleemidele, mida siin nimetati, et mis veel on nagu sellised, mis vajaksid võib-olla tähelepanu ja milline see suundumus on või mis need ohud meid veel ees ootavad? Kas sa? No mul käed vajuvad kuidagi rüppe, kui ma mõtlen lihtsalt sellise struktuurse ebavõrdsuse peale. Et ma sel aastal tõesti üllatusin, kui ma kuulsin, et võrdse palgapäev on juba veebruari algul. Minu aegadel tõesti jäi see sinna naistepäeva aega ja hilisemasse aega, et mul oli hea meel seda näha, aga ma nägin seda eelmine kord siis, kui oli masu. Et mul on kurb meel, et Eesti naistel läheb paremini siis, kui kõikidel Eesti inimestel läheb halvemini. Ja ma ei tea, mis need lahendused on. Et kuidas lahendada seda tööturu segregatsiooni, et me vaikselt püüdleme kõige selle poole, aga just see, et see töö inimestega oleks vääriliselt tasustatud. Võib-olla seda tooksin välja. Ja ma kuulasin väga tähelepanelikult eelkõnelejaid, minister Riisalo viitas EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeksile, mis on ka minu üks selline tööriist, mida ma igapäevaselt oma töös olen kasutanud. Ja ma olen ka väga palju mõelnud, et kus me siis oleme, kus see progress on ja kus me oleme toppama jäänud. Et tegelikult need struktuursed ebavõrdsuse küsimused on tõepoolest jäänud samaks, ma ütleksin viimasel 10 aastal. Mis on võib-olla muutunud, on ühiskonna teadlikkus nendest, sellest, kui palju me sellest räägime. Tõepoolest seal nullindate alguses millalgi toimus suur nihe, mis puudutas lähisuhte vägivallasse, sellist suhtumist, kui tõsise probleemina seda nähti. Natukene hiljem tuli palgalõhe, et palgalõhe ju tegelikult ei ole iseenesest probleem, et ta on nagu selline indikaator, mis näitab probleeme, seal taga on terve rida probleeme. Aga nüüd on meil ju täiesti uued probleemid ja sa ise, Kristjan, alustasid selle diskussiooni alguses, et nii-öelda maailm on pea peale pööratud, ehk siis me elame väga
väga keerulisel ajal me näeme meie väga suure liitlase ühiskonnas on mitte mingid esimesed märgid demokraatia murenemisest või väga suured tagasilangemised inimõiguste standardites, vaid väga olulised ja suured. Ja me näeme seda ka, kuidas siis ka näiteks USA erasektor on mitte siis seda vastustanud, vaid sellega sisuliselt kaasa läinud. Ja eks seda sellist nagu tagasilööki soolise võrdsuse poliitikale on ju ka Euroopas juba aastaid tunda olnud. Ja kõige selle kontekstis meie oma mured, et kahjuks ma pean siin pidulikul päeval ütlema, et on üks oluline koht, kus ikkagi Eesti on väga jäänud toppama, on seesama võrdõiguslikkuse poliitika või võrdõiguslikkuse alane seadusandlus. Et me oleme väga mitu korda üritanud kaasajastada võrdõigusalast regulatsiooni ja kahjuks ei ole kordagi see Riigikogus läbi läinud. Ehk siis seda nii-öelda soovi tõsta seda standardit õigusaktides, et selleks ei ole meil poliitilist tahet olnud ja ma ei näe seda ka praegu. Ehk siis tööd on selles mõttes väga palju ja sellist nagu ma ütleks, et on vaja sellist kodaniku ärksust, et nagu jälgida seda, et me ei laseks nendel standarditel tagasi langeda. Ma kardan, et me elame ajastul, kus me näeme seda. Sa poolenisti juba vastasid tõepoolest mu järgmise teema või avasid seda juba järgmist teemat, mille kohta ma tahtsingi küsida, et just sellised globaalsed arengud ja see, mis puudutab eriti siis Ameerika Ühendriike ja seal nende võrdõiguslikkusega seotud teemade ja standardite kõik see kadumine. Aga teisalt on meil ka Eestis teada ju väga suur see murekoht, et meie poiste arusaamad või nägemus võrdõiguslikkusest ja naiste rollist või millised peavad nagu naised olema, on ajas muutunud tagurlikumaks ja see on minu meelest nagu väga suur selline tõesti ohukoht või et kui me mõtleme, et kõik sellised suundumused, mis on mujal maailmas, nad jõuavad mingi vinnaga natukene Eestisse, et tegelikult seda, et poiste hoiakud on halvemaks läinud võrdõiguslikkuse suhtluses, et seda on kuulda olnud juba ju aastaid tagasi läänemaailmas, et nüüd ta on lihtsalt jõudnud nagu ka Eestisse. Et kas teil on mingisuguseid mõtteid või mingisuguseid lahendusi, et mis me siin peale hakkame, et me teame, et need hoiakud on sellised, nagu nad on, et mida me siin tegema peaksime? No mõttekoda Praxis uuris just, et mitte neid hoiakuid, vaid uuris seda, et millised on siis need, kus see misogüünia Eesti ühiskonnas ja avalikus ruumis avaldub, et kuidas ta on või peavoolumeedias ja mis toimub sotsiaalmeedias ja kuidas noored siis seda tajuvad. Et kui sa küsid, et mis on lahendused, et siis tulekski, kes tahab selle teemaga tegeleda, näiteks ma ei tea, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et siis tuleb võtta lahti selle uuringu soovitused. Et seal oli tegelikult väga erinevad osapooled, keda nähti siis nii-öelda mõjutajatena, et siin ei piisa ainult kindlasti haridustöötajate püüdlustest, vaid siin on väga nagu mitmete ühiskonna osapoolte sekkumist vaja. Aga jah, et üks asi on see nagu, et need hoiakud, et millised need hoiakud on, aga et võib-olla ka aru saada, et kuidas on praegu muutunud see, et kuidas see hoiakute kujunemine on, et kui palju on näiteks noored sotsiaalmeedias või teistes digitaalplatvormidel ja mis seal toimub. Ja üks asi on ka see, et mis seal toimub ja kui palju siis Eesti näiteks või üldse valitsused peaksid panema mingisugused piirangud peale, mis juttu seal räägitakse. Et Eesti teatavasti on nii vaenukuritegude kui vaenukõne osas olnud siis väga sellisel, ma ei teagi, kuidas siin viisakalt öelda, mida see seisukoht, ühesõnaga sellisel seisukohal, et seda ei peaks reguleerima
et see on olnud väga keeruline, aga et nüüd me näeme ju tegelikult, et see, kui see selline totaalne vabadus selles osas, et kuidas me räägime näiteks väärtustest, kuidas me räägime, ma ei tea, naistest ja meestest ja soorollidest, et see hakkab mõjutama ka noori, et ma arvan, et need debatid, et noh, need meil alles seisavad ees. Margit? Ma arvan, et mina ei ole nii pessimistlik, sest kuidagi töötades täna pigem just laste ja noortega, siis minu meelest nad on nii vahvad ja minu meelest nad ei lubaks endale enam liiga teha, sellepärast et nende hoiakud on kuidagi, need on juba nii kindlad, et seal on vähe kahtlemist selles, et me oleme võrdsed. Aga ma arvan, et mida ma rääkisin volinikuna, mida ma tõenäoliselt olen ka hiljem rääkinud, on see, et mida me peame looma, on ikkagi seda ühist ruumi ka juba tüdrukutele ja poistele. Et me ei saa luua tüdrukute ja poiste raamatuid, tüdrukute ja poiste trenne ja nii edasi. Et kust kasvab see meie ühine osa, kui mitte meie ühistest kogemustest. Et kui minu pinginaaber on teisest soost, siis ma vast ei räägi temast suure vihaga, vaid mul on rohkem mõistmist tema suhtes. Et just seda ühist ruumi, et me ei jagaks kõike roosaks ja helesiniseks. Ja ma arvan, et see on nagu väga-väga oluline point, et millega on ka minu poole pöördutud siin täpselt sarnaste küsimustega, et kui on tulnud välja, et kuskil koolides Eestis on senini veel või on olemas tüdrukutele mõeldud kohustuslik kirjandus või soovitatav kirjandus ja poistele mõeldud soovitatav kirjandus, et see tundub nagu aastal 2025 väga-väga jabur. Aga ühise ruumi loomisest, et see ongi tegelikult järgmine selline teemapunkt, mida ma tahtsin ka lühidalt võib-olla puudutada, et kuidas teie meelest, et sageli võib-olla on tekivad sellised vastandlikud huvid, kui me räägime nüüd laiemalt mitte ainult soolisest võrdõiguslikkusest, vaid võrdsest kohtlemisest, eks ju, et meil on erinevad huvigrupid seal ja seal võivad olla nagu võib-olla ka erinevad arusaamad mingisugustes küsimustes. Et kuidas kõige parem oleks siis seda ühist ruumi luua või et neid erinevaid ühiskonnagruppe siis omavahel kokku tuua, et me mõistaksime üksteist. Et me saaksime aru, et mida teised inimesed räägivad meile. Ma mõtlesin natukene siia tulles selle peale, et kas on kuidagi viimastel aastatel või ütleme viimasel 5 aastal muutunud, et kes on üldse omavahel debatis Eesti ühiskonnas ja kes on erinevatel seisukohtadel. Ja võib-olla siin on natukene midagi muutunud. Et mina väidan seda, et näiteks mis puudutab soolist võrdõiguslikkust ja selle edendamist, et siin on kohati on võib-olla erasektor ja tööandjad erasektoris, eriti kus on siis ka selline rahvusvaheline või välismaine kapital, on läinud oma vaadetes isegi Eesti avalikust sektorist ette. Ehk siis selline teadlikkus, et mitmekesisus on väärtus, mitmekesisust tuleb juhtida, sooline võrdsus on väärtus, millest kindlasti lähtutakse oma organisatsiooni tegevuses. Et see on juurdunud ja ma ei tea siis nüüd, kui palju me saame võtta võrdõiguslased siin seda au ja endale selle eest või on see tõesti midagi, mis on siis ka globaalselt jõudnud Eestisse. Et ma väidan, et võib-olla 10 aastat tagasi olid need nagu sa ütled huvigrupid, kes siis olid eri meelt või kes võib-olla ei mõistnudki üksteist, et need on muutunud, et näiteks 2015 ei olnud EKRE-t, ei olnud sellist parempopulismi nii tugevalt Eesti avalikus debatis, kui on nüüd ja kes siis tõesti, kelle huvides on väga sellist, kuidas ma ütlen, tsenseerimata ja ka räigete ja ebaviisaka diskussiooni abil seda sellist lõhestamise tööd teha. Ehk siis siin on muutunud need viimastel aastatel. Ma ütleks, et meil on üleüldiselt vaja rohkem ühiskonna sidusust ja meie igaühe võib-olla ka pingutust, et me oma turvalisest kõlakojast oleks valmis minema välja oma mugavustsoonist ja püüdma ikkagi kuulata ka seda teist arvamust. Et muidu me ei teagi,
mida teine mõtleb. Just, et eelmisel aastal ka ma kutsusin esimest korda nii-öelda enda aja jooksul siis kokku huvikaitse organisatsioonid ja nüüd me formuleerisime selle ka täiesti ära, et on siis voliniku huvikaitse nõukogu, et mul tegelikult väga hea meel, et seal need organisatsioonid, kes seal osalised on, et nad on hästi mitmekesised ja need vestlused, kellega me oleme rääkinud varem, et nad on ka pidanud ikkagi väärtuseks seda, et voliniku kantselei või volinik võib olla nagu selline institutsioon, kes on seal nii-öelda selleks sidusaks osapooleks, et kes siis suudabki erinevaid osapooli kokku tuua. Aga meil on varsti siin läheb meie söök ja jook edasi seal teisel pool veel ja on võimalik minna vaatama seda imelist vapisaali ka, aga enne kui me siin enda otsi hakkame kokku tõmbama, et mul on veel 2 küsimust, mida ma tahaksin ära küsida, et kui te peaksite mõtlema, et millised on need järgmised sammud või olulised sammud võrdse kohtlemise edendamisel, et millised need peaksid olema? No seesama kaitse ühtlustamine seaduses, sest see on tõesti naeruväärne ju, et see ühel inimesel pead ütlema, et kahjuks sinu ebavõrdne kohtlemine ei mahu meie seaduse piiresse, et ela edasi. Et ma arvan, et see ei ole hea ja mulle väga meeldis, mis Mari-Liis ütles, et ma arvan, et see võib olla üks koht, kus ka volinikul võiks olla palju panust, on just tööandjad ja erasektor, et seal tõesti on, ma arvan, väga palju on täna ikkagi meil teadlik tarbija, meil on teadlik investeerija, kes tahab näha seda ka nendes ettevõtetes, kellega ta kokku puutub. Ja siin võib olla just voliniku kantseleil võib olla seda oskust anda ettevõtetele ja erasektorile laiemalt. Ja ma olen väga nõus Margitiga ja ma juba mainisin, et me oleme jäänud väga toppama rohkem kui 10 aastaks, mis puudutab meie õigusakte ja selle nii-öelda õigusstandardi tõstmist, et siin tuleb lihtsalt nüüd tuleb tegutseda ja Euroopa Liit ka ju annab omalt poolt tõuke, et väga oluline just võrdõigusvoliniku kantseleile on see, et meil on nüüd direktiiv, mis seab Eestile või annab selle nii-öelda standardi, et milline peab olema. Miinimumstandard. Jah, miinimumstandard, et milline see võrdõigusasutus peaks olema, et ta saaks oma tööd teha, et ta oleks sõltumatu, et ta oleks efektiivne. Selle direktiivi nimel on ka Eesti tööd teinud üle-euroopalise võrdõigusasutuste võrgustiku kaudu ja see on olnud üle 10 aasta on seda tööd tehtud, et nüüd on see direktiiv olemas, et sellest ma loodan palju ja loomulikult palkade läbipaistvuse direktiiv samamoodi, et nüüd me oleme seda soolise palgalõhe juttu rääkinud päris pikalt ja meil on väga korralikud uuringud ja nüüd on siis võimalik seda direktiivi üle võtta ja teha seda parimal võimalikul moel. Kena, aga võib-olla enne kui nüüd veel viimane küsimus, mis on hästi lühikene, et kas kellegil on võib-olla saalist mingisugune väga lühike täpsustav küsimus? Tüüpiliselt Eestimaale on kõik istuvad vaikselt saalis, aga... No ei saa olla nii. Ma võtan selle, ma ei tea, mis sul see viimane küsimus oli ja minu meelest nüüd kogenud volinikud võiksid värskemale volinikule, kellel on ka juba natukene aega kogemust, anda ettepanekud, et mis siis teha tuleks. See oligi mu viimane küsimus, et kuigi ma ei küsinud seda enda kohta, vaid tahtsin saada soovitust tulevastele võrdõigusvolinikele. Aga palun. No ma selle erasektori tegelikult ütlesin juba ära, et ja võib-olla tõesti koostööd tööandjatega näiteks. Tulevastele, siis aga sulle ka siiski natukene... Voliniku institutsioon on loodud muuhulgas selleks, et tegeleda inimeste kaasustega. Ja mõnikord ma ise mäletan enda ametiajast, see töö on omajagu frustreeriv, sest mitte kõik kaasused ei ole intellektuaalselt ja juriidiliselt huvitavad,
aga see töö on väga oluline ja mõnes mõttes on see paradoks, aga ühe inimese lugu võib muuta rohkem kui 1000 inimese olukorrale viitamine. Ehk siis kui me räägime sellest, et on mingisugune struktuurne ebavõrdsus, keegi kuskil saab midagi vähem, naised nii või eakad naa, et siis see paratamatult meedias ja näiteks lehelugejale ei mõju samamoodi kui lugeda ühe konkreetse Eesti inimese murest, tema juhtumist ja sellest, et see on saanud positiivse lahendi. Et ma olen väga seda usku, et need inimeste mured, et nendega tuleb tegeleda. Kena, aga siis suur aitäh teile mõlemile. Ja tõepoolest, et minul on alati see meie asutuses kasutuses olev selline ühisketas, kus on kogu informatsioon veel teie ajast olemas, et see on selline tore lõputu varamu, kus ma ikka aeg-ajalt käin otsimas ja leian alati uusi asju. Aga suur tänu teile ja teile ka kõik head sõbrad, et te jaksasite kuulata siin meie omavahelist vestlust, et nagu ma ütlesin ennem, siis meil on nüüd veel natukene aega siin, et sealpool, kus me ennem jõime seda limonaadi ja suupistet, et siis nüüdseks on seal veel rohkem suupisteid ja veel rohkem limonaadi ja on võimalus siis tõesti seda erakordset vapisaali ka näha. Aga aplaus Margitile, Mari-Liisile, suur tänu teile!